mis siit veel üle on jäänud. Ma kirjutan ta siia välja ning vaatame. Ma ei tahaks seda nagu ise lahendada, aga mis te pakute ja mida siin teha saab? Selle esimese muruga näiteks. Korrutamises. Jah, kuidas murdude vaheline korrutamine käib? Murdude vaheline korrutamine õnneks on hästi lihtne. Kui meil on kaks murdu, siis me lihtsalt korrutame omavahel lugejad ja nimetajad. Lihtsalt lugejad omavahel, A+1 ja nimetajad omavahel. Murdude vaheline korrutamine, kõige mugavam tehe, mida üldse murdudega teha. Jagamine on ka mugav, aga liitmine ja lahutamine ei ole eriti mugav. Kuigi õpilased just kardavad, et oh no, nüüd on murdude vaheline tehe, kui on korrutamine, siis ei tea, mida teha. Aga tegelikult see on palju lihtsam kui liitmine ja lahutamine. Mida selle A-ruudus minus B-ruudus saab teha? Ma tean, et te olete seda õppinud. Mida? Saab? Jah. Tal on üks valem peidus. Täpselt nii. Esimeses sulus on liitmistehe ja teises sulus on lahutamistehe ja kusjuures lahutamistehe peab olema samas järjekorras nagu siin on A miinus B. Mitte kunagi ei tohi panna siia siis B miinus A. See järjekord peab olema sama. Ning ma kirjutan ta juba samale joonele, see on vist korrutatud A-ga. 2A ruuduga ei saa midagi teha. Aga mida saab teha selle teise murru nimetajaga, siis mida saab tema siin teha? Kolm B-d saab ette tuua. Täpselt nii. Ma olen siia korrutamismärgi vahel. 3 B-d saab tuua ette, mis jääb siis sulu sisse? A pluss B. Olen nõus. Mida saab siin nüüd teha? Mida täpsemalt taandada saab? Täpselt nii. Kas midagi saab veel taandada? Siia jääb alles 1 ja siia jääb alles A astmel 1. Rohkem midagi taandada ei ole võimalik. Kirjutan need liikmed välja, mis jäid alles. Siia jäi siis 2 korda A korda 3 korda B, mis teeb kokku siis 6 AB-d. Meil on seal 6 AB-d. Ja siis rohkem midagi teha ei saa. Midagi taandada ei saa, sest siin on see lahutamistehe, selle tõttu ei saa neid A-sid ja B-sid taandada, kui eks mõne see kiusatus tekib. Ja selle murruga on tehtud. Enam ta lihtsamaks ei muutu. See teine, mida seal saab teha? Selle 3 ja 2, mis on seal nagu kuud ja seda kui nagu alla kokku. Mis see tulemus siis oleks? B siis astmel 6. Jah, niimoodi me saame selle sulu ära kaotada küll, kui me astendame selle 2-ga nii A kui ka B. Kui siin on juba aste olemas, siis me korrutame astmed. Astme astendamisel me korrutame, seega 3 korda 2. Täpselt nii. Vot. Ja mis nüüd saab teha? Täpselt nii. Mis siin taandub? Need saab mugavasti siin maha taandada, neid on täpselt sama palju.
mõlemad on astmel 6 ja mida veel? Jah, kuidas neid saab taandada? 0,5 läheb 1 üles. Ma mäletan, et mul õpetaja ütles, et kui sa taandad, siis sa pead kogu aeg seda kriipsu panema sama pidi. Ma ei tea, kui suur asi see on, aga kogu aeg pean siis nii pidi panema. Nii, siia jääb 1, siis siia jääb 6, täpselt nii. Me justkui taandasime, aga number muutus suuremaks. Sest et me jagasime mõlemad 0,5-ga ja 0,5-ga jagamine on sama, mis 2-ga korrutamine. Seega jah, 3 korda 2, 6. Kas midagi taandab veel? Mis alles jääb ülesse? Mis alla? Sobib. Nüüd kirjutame välja, et üles jääb siis 1, alla jääb 6A. Tundub vähemalt. Ja mida nüüd veel teha? Mida? Jah, siin see B, ta enam ei lihtsusta mitte kuskil. Ta on nüüd kõige lihtsamal kujul, siin rohkem midagi maha ei taandu. Nagu kohe, kui ühele poole tekib 1, siis teadki, et siit enam ilmselt midagi nagu lihtsamaks ei lähe. Sest midagi ei saa siit nagu reaalselt maha taanduda, ta on juba nii lihtsal kujul kui võimalik. Aga nüüd siis nende kahe summa. A pluss B. See on see, mida see ülesanne palub. See on see teine punkt. Leia avaldiste A ja B summa. Hetkel me siis teeme seda. Ning mis see tähendab? Võtame selle A, 6AB ja liidame talle selle B, siis 1 jagatud 6A-ga. Ja on olemas, ta peagi. Enne ma rääkisin, et murdude vaheline korrutamistehe on väga kerge ja ütlesin sinna juurde, et liitmistehe ja lahutamistehe on keerulisemad. Nüüd me oleme murdude vahelise siis liitmistehte juures. See on see keerulisem variant, see on see keerulisem tehe murdudega. Kuidas see käib? See alumine tegelikult võib olema sama. Täpselt nii, nad peavad olema samal nimetajal. Kuidas me nad hetkel viime samale nimetajale? Jah, täpselt nii. Hetkel siin on B, aga siin ei ole. 6A on juba mõlemal olemas, see on see nende ühine osa. See on neil mõlemal sama, aga siin ei ole B. Kuidas me siia B saame? Korrutamine on õige asi küll, aga hetkel seda ei kutsuta korrutamiseks, vaid seda kutsutakse laiendamiseks. Laiendamine tähendab sisuliselt siis lugeja ja nimetajaga läbi korrutamist. Ning kui me B-ga laiendame, siis talle tekib esiteks siia alla tekib B, seega nende ühine nimetaja ongi nüüd see 6AB. Teda me ei laiendanud, seega tema jääb samaks. Ning siis seda murdu siin laiendasime. Laiendamise käigus siis korrutame selle ühega B läbi. Kui palju on 1 korda B? Jah, tekib pluss B. Pluss siis sellepärast, et siin on liitmistehe vahel. Täpselt nii. Mis siin siis nüüd saab? Mis siin saab? Midagi juhtub. Mis sa, Adrian, räägid? Üles jääb A. Miks jääb üles A? See on küsimus B. Miks? Ja seal on pluss ja pluss. Täpselt nii. Siin on negatiivne B ja siin on positiivne B. Nad taanduvad meil maha. Nad annavad kokku meile 0. Noh, sellepärast, et näiteks -5 pluss 5 annab meile ka 0. Nad on teineteise vastandid. Annab 0 kokku. Ja siis jääb 6AB. Kas see on lõppvastus või midagi saab veel teha? Täpselt nii. Kuna siin on ainult korrutamistehted, siis taandamise osas tunneme ennast vabalt. A-d taanduvad maha ja jääb alles siis 1 6B-ndikku. Ja kas nüüd saab veel midagi teha?
noh, ei saa jah, et kui ühele poole ikka üks tekib siia, siis enam siit nagu lihtsamaks see asi ei lähe. Vot, ja sellega me tegime tänase töö ära. Loodetavasti olete väsinud ning nüüd tegeleme siis nende tähtsate